Lomboki külje all ja Palist umbes pooleteise tunni kaatrisõidu kaugusel on 3 kilisaart, kust Travanganil ja Menol oleme me kunagi käinud ja nüüd me jõudsime lõpuks ometi Gili Airile. Ja seljakotirändur on äärmiselt õnnelik, kui tal õnnestub saada korralik majutus ja seda puhku me oleme täiega jackpoti tabanud, sest et saime siukse väikse või suure bangaloo 12 € ja 50 sendiga koos väga korraliku hommikusöögiga. Ja see kohe täiega mõnus tuba. Hinna ja kvaliteedi suhe on siin ikka 100-ga paigas. Ja mis teeb selle koha eriti mõnusaks. Lisaks sellele, et tuba on suur ja puhas. On vannituba. Vannituba, mis on õues. Vaesed seljakotirändurid on happy. Gili Airil elab umbes 1800 kohalikku ja tipphooajal ehk siis meie suvel on siin ligi 5000 turisti päevas ning siin on piisavalt palju igasuguseid majutusasutusi, kuhu nad ära mahutada, aga kui siia satute, siis üks põhilisi asju, mida tuleks silmas pidada majutuskoha valimisel, on see, et kuna tegemist on ikkagi moslemi riigiga, siis siin saarel on mõned mošeed ja need mõned mošeed teevad päris palju lärmi, nii et hoidke distantsi, kui magada tahate. Gili Air on 3 Gilisaarest kindlasti meie lemmik, sellepärast et see on mõnus mikstuur 2 teisest, ehk siis Gili Travangan on väga piduline. Ja põhimõtteliselt, kui sa päevad läbi tahad ennast umbe joua, siis mine Gili Travanganile. Gili Meno jällegi on kõige pisem saar ja Gili Meno keskmine vanus külastajate poolest on ka veidi kõrgem ja see on rohkem süke vanemate inimeste koht. Ja Gili Air pakub kõigile midagi. Siin on piisavalt chill. Saab lõõgastuda, saab vaikust. Esimene kord, kui politseid praegu nägime. Jah, et muidu politseid saarel ei ole. Statsionaarselt ei ole siin politseid, jah. Gili Airi üks kõige lummavamaid asju on see, et siin puudub igasugune motoriseeritud ühistransport. Ehk siis kõik inimesed liiguvad ringi kas jalgsi, jalgratastega, mõne üksiku elektriskuutriga või siis põhiliselt hobukaarikutega. Nii et hobuseid on siin saarel väga-väga palju. Esmamuljel tundub, et ega siin just väga palju kuritegevust ka lokka, sest et äsja nägime, kuidas pangaautomaati täideti või tühjendati. Tegemist oli täiesti relvastamata üksiku mehega, kes tuli mitme kotiga ja askeldas ATM-ide kallal. Nii et ei mingit kindlustatust.